20. sajand, mis on 20. sajandist lähemal kaitsel, et üüratu hunnik sellepärast, et kõikides külades on 20. sajandid. Seesama Loksa siin oli ju aastast 1991–1997 Lahemaa rahvuspargi koosseisus. Ühesõnaga see 30 aastat siit Loksalt on ta olnud kaitse all, et selles suhtes on Loksa väga sümboolne paik, et eriti selle 71. aasta pildil, mis meil taustaks on, et see oli just see hetk, kus Lahemaa rahvuspargi koosseisu oli Loksa võetud. 97. aasta kaitse-eeskiri, mis ta välja arvas, näitab jälle tollaseid suundumisi, eelkõige looduslikke kooslusi kaitsta, et Kahalajärve lõunakallas läks samuti siis kaitse alt välja ja osa Pudisood, ja Loksa ka. 2007. aasta ekspertiis kaitse-eeskirjale tegi ettepaneku võtta Kahalajärve lõunakallas ja Loksa uuesti koosseisu, aga nagu tegelikult, kui me arvestame elanikkonda, kogukonnaga arvestamist ja muid selliseid asju, siis jumal tänatud, sellepärast, et meie kaitsekorralduskava koostamise käigus kõik need koosolekud, mis meil küladega on, kus on meil 5000 inimest ja ligi 7000 maaomanikku, et kui see Loksa oleks veel oma 7000-ga siin otsa tulnud, et siis me oleks lihtsalt halliks ennast jooksnud. Aga see selleks, mõjualas on ta kindlasti ja selle pildi ajal 70-ndatel oli Loksa kaitse all. Et see on Eino Saltservi kogust, et ma alustuseks panin selle pildi jähpama. Et Lahemaa rahvuspargis me kaitseme riigi poolt arhitektuuri, asustusstruktuuri, kultuuripärandit ja mitte ainult siis materiaalset pärandit, vaid ka vaimselt, et mitte ainult kirstust kiviaiani, vaid kõik need laulud ja tantsud ja paadiehitus ka seal hulgas. Et see on ühelt poolt väga keeruline, aga kui me vaatame viimase aja trende ja konventsioone ja eesmärke, et see kõik ongi üks tervik ja tulebki terviklikult kaitsta, et siis me, selles suhtes meil on natuke et me olemegi sellega tegelenud ja seda on lihtsam teha, et koos ehitusega ehitustraditsiooni kaitsta. Et kõik fotod sellel slaidiprogrammil on mul siin 20. sajandist. Te mõlemad hoonet tunnete tõenäoliselt väga, mõlemad kompleksi tunnete väga hästi, et see ongi see ehe näide 70. traditsiooni kaitsmisest, eks ju. 70. valminud hooned, Lahemaa sümbolhooned omamoodi, et 72. aastal valminud siis alt- ja paadikuurid. Sellel suvel meil on ka paadikuuri tegemise koolitus Virvekülas, kust omal ajal viiti paadikuuri Eesti Vabaõhumuuseumisse, et nüüd me teeme seal vanu korda. Et see näitab jälle seda nihet sellest suhtumistes. Et kaitse-eeskiri, nagu te näete, et kas te kaitsete seisundit või protsessi, et kõike, küll aga võtke võimalikult palju muinsuskaitse alla, sest et muinsuskaitse alused hooned on, nende puhul on kõige rohkem võimalik kaitsta hoone enda autentset ajaloolist väärtust. Et meie saame tingimusi väliskonstruktsioonidele, meie saame tingimusi ehitamisele, rekonstrueerimisele ja kõik võimalikud remondilähud jäävad meie pilgu alt välja. Remondi raames võidakse lihtsalt seesama autentne ajalooline laudis asendada samaväärsega ja hoone läheb paksemaks ja ei tuldagi meie juurde luba küsima selles osas, et me oleme nüüd viimasel aastal, et 2014. aastal, kui läks Loksa bussijaam kaitse alla, siis läks ka 1915. aastast Heiki Pärdi eksperthinnangul ja meie toetuskirjaga ka Hagumäe Tsitre taluhäärve kaitse alla, et ühena esimestest üle pika vaheaja. Et jah, et meil on küll 70% maismaast metsa, aga järgmine slaid, palun. See sinine kõik on piiranguvöönd, kus me kaitseme maismaal pärandkultuurmaastikke. Et inimese ja looduse koosmõjal kujunenud maastikke, seda 5. kategooriat või seda kultuurmaastike kategooriat. Et millegipärast Lähemal nagu ei hoomata seda, et see skaala on ikka selle kultuuri poole nagu jõuliselt 50-50, ütleme niimoodi. Et 35 000 hektarit on meil piiranguvööndi maid, mis on kõik eraomanduses, valdavas elamuses eraomanduses tegelikult, mitte kõik.
ja seal on 72 küla, seal on kuskil 11 000 hoonet, 7000 maaomanikku ja 5000 nagu registrijärgset elanikku valdade peale, et see Loksa linn jah, teeks ta kordades suuremaks. Jah, palun järgmine slaid. Nüüd aastast Leele Välja ja Lilian Hansari ja Heiki Pärdi paljude teiste toel on meil olnud värskeid arhitektuuri inventuure peale. Kui 70-ndatel Lahemaa rahvuspargis inventeeriti arhitektuuris põhiliselt taluarhitektuuri ja etnograafiliselt väärtusliku hoonestusena, mis tähendab siis eelkõige jälle see sama vana hea aeg, mis nagu Eesti Vabariik oli nagu kuidagi seal ei olnud eraldi käsitluse all, et ikka traditsioonilist taluarhitektuuri, lehemaja ja palkehitust ja mõisaid, et siis 2010. kuni 2012. läbi viidud ehituspärandi inventuurid käsitlesid kogu paletti. Mitte küll spetsiifiliselt tööstuspärandit, militaarpärandit ega tööstus- ja militaarpärandit, sellele võiks olla eraldi hinnangud ja uuringud, aga kõik taluarhitektuuri puudutavad hooned sai inventeeritud. Et jah, järgmine slaid, palun. Ja miks seda vaja oli? Sellepärast, et Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava, mis määratleb siis väärtuste kaitserežiimi, millest on hea juhinduda ja kaitsetegevused järgmiseks 10 aastaks, et seal valdkonna raames nad väärtused ära kirjeldada ja tegevused planeerida sinna peale. Et ma nendest samast 10 punktist tõmbasin alla need punktid, mis puudutavad 20. sajandi selle arhitektuuri temaatikat. Et olgem ausad, ja 20. sajandi pärandi temaatikat, et olgem ausad, et suhteliselt läbivalt, et looduslikud peapaigad on ka omamoodi 20. sajandi nähtus, et meil oli selle 2000. lõpus selle peale inventuur tehtud. Järgmine, palun. Et lisaks uuringutele sai see kaitserežiim nagu küladega läbi arutatud, see oli et see on väga hea kogemus tegelikult 3 aasta võrra jääda 2 aasta vältel küla-haaval inimestega asjad läbi arutatud, sest pärast seda ongi koos omanikuga kaitse, et muidu oleks see digiametnik, aga siis nagu kõik saavad aru sellest režiimist. Ja siis lisaks sellele, et kuidas kaitsta nii, et ühel taluõuel on need erinevad ajastud koos, et mitte ainult 20, vaid ka 21 ja ka 19 ja et see sama protsessikaitse küsimus, et see tõi meid ka selle koostööni Eesti Arhitektide Liidu ja arhitektuurikonkursini, et kuidas seda ehitamise traditsiooni ühes teatud piirkonnas kaitsta nii, et ta oleks 21. sajandi nägu. Jah, palun järgmine slaid. Et taluarhitektuur on meil nagu valdav nendes külades ja 20. sajandi arhitektuur, need taburlasamelid ja teised kõik on ju kõik kenad 20. sajandi näited, et siin need numbrid ja suurusjärgud, 2500 väärtuslikku hoonet, mille väliskonstruktsioone me peame kaitma ja siis sama ehitustraditsioon, et kuna inimesed elavad, et see uus sobituks selle vanaga täpselt samamoodi. Et järgmine slaid, palun. Need 3 pilti on siis seal alumised on siis Tiidemanni Häärberi ajaloolised pildid ja siis Käsmu külas võib näha analoogselt Villu Rohtla loomingut, jah? Üleval, jah? 90. Et nõukogude periood on meil siis uuringu käigus eraldi tsoneeritud, eraldi kaitserežiimiga, see, mis puudutab krundi suurusi, et sinna hekke teha ei tohi ja hoonete välisilmeid ja uute hoonete sobituvust, et Leele abiga on see meil kaitsekorralduskavas kenasti ära kirjeldatud, et see on nüüd järgmine slaid, palun.
nende samade ilusate Nõukogude suvila arhitektuuri hoidmiseks. Tähendab, siin oli ainult üks ala, aga siin on Kalda tänava piirkond, on meil ka eraldi miljööväärtuslik ala just Nõukogude aegse struktuuri hoidmiseks. Järgmine palun. Ja see arhitektuurikonkurss, millest ma rääkisin, et see vaade 21. sajandisse, et kuna meil sellist väge ei ole, et hoida kõike nagu konservi, et siis see, kuidas uus ehitus sobituks nii, et ajalooline hõng jääks alles või ajalooline jälg oleks tunda, et see oli põnev kogemus, et sellest pärast seda on Lahemaal arhitektuuri kvaliteet tugevast viimaste aastakümnete keskpärasest tugevalt paranenud, et üks ilusam projekt kui teine tuleb tihti sisse, et järgmine slaid palun, et siin on see arhitektuurikonkursi lähteülesande kirjeldus, et palun järgmine slaid. Et siin on mõned näited sellest, jälle see sama Võsu, eks ju, koos oma 20. sajandiga ja nüüd 21. sajandiga, et see arhitektuurse kvaliteedi muutus on ka projektides ja detailplaneeringutes, mis me oleme kooskõlastatud tunda, et siin on nüüd suured avalikud ühiskondlikud hooned all, mis istuvad nagu väga hästi miljöösse. See on nüüd Võsu spa, mis on kavandamisel. 20. sajandi militaarobjektid, et me oleme nendega kogu aeg pidanud tegelema, sest et neid on rannal palju ja kuna nad asuvad rannal ja kaldal, siis nad on ka magusad ja kui nad on eraomandised, siis nende maha lammutamine seoses ehitusõigusega seal, et loomulikult tahetakse sinna tihtipeale endale just elamuid saada. Aga on meil ka sellise klassi militaarpärandid, millele me tegime juba 2007. aastal lasime teha peale Mati Õuna ekspertarvamuse Vara sadama Suurpea sõjaväelinnaku osas, et me suudaksime seda kaitsta ja mitte keelata selle lammutamist, kui ta väärtuslik on. Ja nüüd Ain Tähiste ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi poolt tehtud uuringus on siis see Vara sadam seal esimesena nimekirjas, jah, oma tähtsuselt ja kaitsmise vääriliselt, et kusjuures, kui meil 2006-2007 kaitse-eeskirja arutelud käisid kohalikega, seda tõesti taheti maha lammutada. Öeldi, et missugune rusu, missugune masendav nõukogude aeg meil siin vastu vaatab, et millal seda ometi ära ei koristata. Et see suhtumise muudatus on selle 10 aasta jooksul isegi nõukogude militaarpärandi suhtes nagu väga oluline olnud. Aga ma panin igaks juhuks selle pisikese pildi sellest Loksa 2 talvelaevast 30. aastal ka. Et Suurpea sõjaväelinnak on nüüd selline ala, kus meil on samamoodi nagu need väärtused Suurpea instituudi näol, on seesama, et mis saab edasi sellest suurest 30 hektarilisest alast, et seal lõunasse jääb see külastruktuur, põhjas on siis kortermajad, et iseenesest see on nagu avatud mõlemale suunale, et kas seda nõukogude aega kuidagi rekonstrueerival printsiibil või uudsena ära kasutada, sest et mahud on seal ju olemas, või lammutada ja tuua siis see mingisugune lõunaosa taluarhitektuur põhja poole maastikku, et see on praegu planeeringute menetlemisel olnud selline koht. Instituudihoonet me niikuinii ei lubaks lammutada praegust, et sinna on ka ekspertiis ja ka 20. sajandi militaarpärandi inventuuris on ta siis väärtuslikuna üles loetletud. Järgmine slaid. Jah, see sama militaarmaastik rannal, et me just käisime, kas see oli reedel või kui me käisime seal päris peal, et nagu see alumne rida, et uskumatu, mida inimesed teevad, et jumala eest seal katus oleks ja et tal hoone tunnused oleks, et ja seesama tegelikult ihalus teha mingisugusest spetsiifiliselt rannal asuvast objektist taluhoonestus, et idee poolest see on võimalik, aga samamoodi on võimalik rekonstrueerida, et omamoodi on nad ikkagi võluvad, seal ülemisel real need vaatluspostid. Aga siin on mõlemad võimalused jälle laual, et kas
et me just spetsiifiliselt ei nõua selle olemasoleva kehandi säilitamist nagu. Ja Hara sadam, et see ongi üks, nüüd võib öelda, et see on edulugu, sellepärast, et see sai EAS-ilt ka toetuse ja 28. on siis esimene avamisüritus Hara sadamas ja 26. mail on siis Hara jahtklubi avamine ja suurem laevandusalane seminar ja siin on Nõukogude jälg ja siin on need vasakul need varemed ja järgmine pilt. Ja siis on siis Emil Urberi eskiis nüüd sadamahoonele, et mis hoiame pöialt, et saab realiseeritud ka mäng tellisega, et suurepärane, et seal samas kõrval on ka kavandatakse selliseid tellisemänge, et ma ütlen, et see kvaliteet pärast arhitektuurikonkurssi on läinud ikka oluliselt nagu paremaks. Järgmine slaid palun. Ja siis jälle külade ajaloolised kultuurilised objektid, enamasti 20. sajandist siis seltsimajad, rahvamajad, meil siin need uhked ja kuulsad Võhma seltsimaja, Kolga rahvamaja, kuni siis Viinistu kalatsehvini, mis on suurepärase rekonstrueerimise ja laienduse saanud Emil Urberi käe läbi. Järgmine. Ja teisi ajaloolis-kultuuriliselt külades tähtsaid objekte, nagu näiteks veskid, et ma võtsin praegu siin lihtsalt mõned näited sellest, et kui erinevad need külad ka 20. sajandi jälg, sest see on 1905 oli see vist, oli vist 5, tehtud objekt, mille siis ajalugu ulatub siis 17. sajandisse kindlasti, et see Jürgen Lavik on seal Ilumäe kaabelivapil ja väga võluvalt jälle rekonstrueeritud. Järgmine. Või Nõmmeveski hüdroelektrijaam, järgmine, mille kanal on selline, et väärib konserveerimist, et looduslikus kaunis kohas, nagu ta on ja Kolga mõisa ajal oli seal pargid ja sillakesed, et see mingi äkiliselt suhteliselt halvas kvaliteedis, kui sa eelmist slaidi näinud, mingisugune veskihoone seal ei ole üldse nii väärtuslik kui see kanal ja need jooksud. Küll aga oleme me uhked eriti, võtta järgmine slaid, selle hoone üle, et tööstuspärandist 1898, et nüüd jah, oleme just seal sajandi servas see Jaaveski papivabrik, et see on tõesti võluv asi ja see on praegu ootab arendust ja et hoiame pöialt, et ta saab mingisuguse positiivse arenduse, aga ta pole kaitse all. Kas ta oli kirjeldatud 20. sajandi inventoris, eks ju, ilusasti kaitsele võtmise ettepanekuga või? Jah, aga igatahes ta on selle klassi asi, et ta vääriks seda. Järgmine slaid, see ongi lõpuslaid, et see sama maastik, siis selle Jaaveski papivabriku maastik keset siis Lahemaa metsi, mis on täis sellised kultuurilise inimtegevuse jälgi. Ja järgmine slaid on ka lõpuslaid, et me kaitseme küll väliskonstruktsioone, aga ikkagi kogu see tervik on erakordselt vahva ja see on siis Lahemaa nüüd viimase uhkeid paadikuur Viinistu kabel, et Emil Urbel ja Toivo Raidmets. Küsimusi?